Tervist! Tere! Nagu näete, me oleme oma stuudiot vahetanud. Ja me oleme teisel pool kaadrite kahjuks küll ei näe praegu, pärast video lõpus näete, me oleme imelises kohas mere ääres. Ja me hoiame selle kauni vaate endale, aga tegelikult kui siia tahapoole piiluta, siis siin on põhimõtteliselt sama ilus vaade. Nutikamad ja teadjamad inimesed aimavad ära, kus me oleme. Me oleme Klinkberg Venues, täna Kabernemes. Just, ja täna on meie video teemaks siis ägedad ja ilusad peokohad üle Eesti ja Klinkberg pakub siis oma venue näol tõepoolest ühte suurepärast lahendust. Et mis sa arvad, Kerli, mis see teeb selle nii suurepäraseks eriliseks, et siin olles me vist tajume seda päris hästi kohe. Ja üks asi on kindlasti see, et siin suvel on tõesti, see kogu see atmosfäär on suurepärane, aga et sündmuste korraldajana mina ütleks kohe seda, et see venue siin mahutab väga palju inimesi, kuni 400 inimest püstiala versioonis. Ja selliseid kohti Tallinna lähistel on, ma ei tea, kas 1 või 2 käe sõrmedel saab kokku lugeda. See on kindlasti üks nende pluss. Absoluutselt, et korraldajatele on tihti peavaluks see, et kui öeldakse, et külaliste arv on 300, et leia selleks ilus koht ja näiteks suviste ürituste puhul, mis praegu siis Klinkberg pakubki 2 venuet, suvist ja talvist ja suviste ürituste puhul tõesti võib-olla sa ei taha ennast kuhugi kinnisesse ruumi sulgeda, nii et see venue siin on tõesti mahutavuselt, nagu Kerli ütles juba, väga laialdaste võimalustega ja asukoht on miljoni euro vääriline. Aga mis me siin pikalt räägime? Te kindlasti vaatate, et kes meil siin istub, üks nähtamatu sõber. Ei, täna on see päev. Ja täna on see päev. Täna on tõesti meie videote ajaloos esimene päev, kus meil on üks julge inimene, kes on julgenud tulla kaamera ette. Ja ütleme nii, et Eesti mehed on julged, aplaus. Priit. Tere, Priit. Tere. Nii. Kuidas sa nüüd nii julgeks said, et olid nõus olema see esimene vapper meie YouTube'ide rivis? No ega ma tegin trenni ikka kõvasti. Tegin trenni ja siis ja nagu klassikud on öelnud, julge hundi rind on haavleid täis. Just. Aga Priit ei ole meil siis mitte mingi niisama mees, et tema on siin majas tähtis mees ja Priit äkki räägib meile paari sõnaga, kus me oleme ja võib-olla paar sõnaga ajaloost. Me olemegi siis ajaloolises kohas, see on Kaberneme sadam. Ja Kaberneme on olnud läbi aastate populaarne, isegi nõukogude ajal oli plaanis siia teha raudtee, et inimesed saaksid sarnaselt Floogale tulla Kaberneme. Õnneks jäi see tegemata. On ju, sellest saab täna nautida seda sellist väikese mereäärse küla hõngu, sellist mõnusat. Kaluriküla. Aga venue ise on ju ka juba olnud Eesti turul mõnda aega. Jah, me alustasime venue projektiga juba 6-7 aastat tagasi ja suvist venuet oleme nüüd teinud sisuliselt 3. korda või 3. suve, siis me jagame seda lahendust nagu suve ja talve vahel. Et suvel oleme Kaberneme sadamas, Liivarannal, see mida te praegu hetkel ei näe, meie vaatame siin sellest maalilist pilti, rand ja sadam. Ja see ongi ju selline meie ettekujutus suvisest olemisest. Eestis on rand ja sadam. Aga äkki siis sa toodki kohe välja, et mis aegadel venue saadaval on, millisel perioodil? Nii talvine kui suvine? Jah, suvine venue on meil alates ja kaasa arvatud mai kuni september. Ja oleme siis see aasta oleme siin Kabernemes ja ka järgmine aasta. Järgmiseks aastaks võtame juba broneeringuid. Ja talv on meil Maarjamäe lossi hoovis. Jällegi väga hea asukoht. Ja jällegi mere ääres. Jällegi meri on. Ja väga lahe on sealt, kus üles on näha isegi, kuidas laevad sõidavad, kui nad sõidavad. Ja siis, aga talvine hooaeg on meil siis novembrist kuni märtsini. Et siis kõik jõulupidude korraldajad võiksid juba kiiresti reageerida. Just, seal on mõlema venue selline kandev idee on see, et me siin pakume maksimaalselt kõike seda, milleks Klinkberg üldiselt suuteline on. Ehk siis meie poolt on kõik tehnilised lahendused, telgid,
mööbel, sisustus, dekoratsioonid, et ühesõnaga kõik ühes kohas, et nii-öelda võtmed kätte, et ainuke asi, mida me ei tee süüa ja me ei tantsi või laula. Et aga ülejäänud kõik asjad saab ilusti korraldatud ja vahe suvisel ja talvisel on esiteks üks on suvine, teine on talvine, aga teiseks on talvine lahendus on poole suurem lihtsalt ja ta on soojem ja nii edasi, eks ole. Et ka siin on meil tegelikult suvel nii konditsioneer, et saada natukene jahedamaks juhul, kui on palav. Ja samamoodi loomulikult alates kella 7 me hakkame juba kütma, sest see on ikkagi Eesti suvi. See vist on ka teie üldse nagu nende kohtade eelis, et tõepoolest teil on, kui me veidi ka hiljem küsime siin hinna kohta, kõiki see alati huvitab, et kui te rendite nii-öelda oma seda ruumi, siis tõesti seal teie rendi hinna sees nii-öelda on kogu mööbel, tehnika, deko, ma saan aru, on see vist? Ja, et kõik, me oleme soovinud teha sellise küll me oleme ajanud nagu sellise basic'u või sellise algtaseme suhteliselt kõrgele, sellepärast et minu arust oleks natuke imelik pakkuda sellist tühja ruumi. Et siis me oleme nagu pannud oma ideed nagu käima siin, mis tihtipeale võib olla nagu, paljudele on nagu väga hea ja juba tehtud kõik, aga mõned tahavad ikka juurde teha. Nii et erilahendused on võimalik. Ja me oleme kõike teinud, et me oleme teinud ka täiesti black boxiks ja me oleme vahetanud vaipasid ja mida iganes, et nii nagu me rääkisime sellest mahutavusest, et mitte ainult maksimum, vaid ka ütleme, et miinimum, et minu poolest võib kas või 2 tulla, aga just eelmisel nädal oli 25 inimest ja just nautisid seda, et see ime oli nende jaoks ja nad tundsid ennast privaatselt, mitte üldsegi kõledalt. Ehk siis selle mahutavusest rääkides ongi, et ma võin tulla siia oma juubelit pidama oma 30 sõbraga, aga tegelikult mis siin see maksimum näiteks sellistes skaalalaudades on? Ma ütleks mitte maksimum, vaid ma ütleks optimum isegi. Mugav on 100-200, et võib-olla sinna 200 tegelikult ruutmeetrite järgi me võiks isegi 400 inimest siia panna, aga selleks ei ole vajadust, sest et siin ongi see, et alati tahetakse midagi veel, et buffet, fotosoon, mingisugused maalimised, tegevused, tahaks lounge'i, meil on ka baar olemas siin, et kõige jaoks on ruumi, meil on 2 terrassi, meil on mereterass, mis on katusega kaetud, meil on sadamaterass, mis on, mõlemad terrassid on 100 ruutmeetrit, mõlemad on mööbeldatud ja lisaks on rannalava on, kus saab veel teha eraldi esinemist. Palun väga, et ma ütlen, minule nagu sündmuse korraldajana mulle tundub see kuidagi nagu selline natuke leidmata aare, et see on tõesti selles mõttes hästi lihtne lahendus ka nendele, kes ise korraldavad oma üritust, firmades sekretärid, personalijuhid ja nii edasi, et siia sa tuled, siin on sul professionaalid koha peal, kõik on olemas, alustades mööblist ja kohast ja lõpetades siis tehniliste lahenduste ja dekod, see on tõesti nagu selline, ja ma ütlen, siin on ka see hõng või kuidagi, et selleks, et seda nagu mõista, peabki koha peal tulema sellise väikse kaluriküla, võib-olla selline nunnu rand on ju ja samas on siis siin see venue on ilus ja valge ja selline suursugune, et siin saab tõesti teha nagu mis iganes üritusi, nii nagu Priit ütleski. Jah, meil on klaasfassaad, me oleme vihma eest kaitstud, et isegi siis, kui on tormine meri, siis paneme uksed kinni ja sa ikkagi saad vaadata ja nautida seda tormist merd. Täpselt. Et siin ei peagi olema alati mingid peod, et väga populaarne on ka see, et teha mingid firma väljasõidud, strateegiapäev, müügikoolitused, koosolekud, et meil eelmine aasta oli ka päris mitmed korrad, ütleme, see oligi seltskonnad 10-12 inimest ja veetsid terve päeva ja veetsid oma, ongi privaatne ruum ja see keskkond siin. Ehk siis ei tasu karta seda, et see ruum on liiga suur ja võib-olla me istume, ma ei tea, 10-12 kesi ühes väikses nurgas, et see tegelikult on teostatav nii suuremate kui väiksemate seltskondade puhul selline mõnus äraolemine.
ja püstijala pidu ma kujutan, et mahutab siia tõesti 400 inimest kindlasti, et kui selline formaat sobib, et siis kindlasti väga-väga hea lahendus ja just ma hindan nagu väga kõrgelt seda, et tõesti pakutakse tervikkontseptsiooni ja jah, nagu Priit ütles, et ainult ei paku toitu ega tantsi, et meelelahutuse eest peab ise hoolitsema või siis hoolitseme selle eest mina ja Kerli, et teil oleks siin kõik hästi. Et aga üldiselt jah, ma lisan siia kohe meie jutu lõppu ka ülevaatlikud kaadrid, kuidas see venue välja näeb, aga ma kujutan ette, et kui nüüd tekib huvilisi ja tahaks tulla vaatama, siis võib julgelt tulla, eks kartma ei pea. Ja meil on enamasti ikka hoiame uksi lahti, et tulge vaatama, tulge kogema, et rand on ju avatud kogu aeg, et alati võib ja kõrval on ka kohvik, et siia saab niisama tulla ka aega veetma. Ja ma tahtsin ka välja tuua, et siin on restoran ja vanasti oli siin ju legendaarne Oppo restoran, aga siin on nüüd, ei pea kartma, et kui tuled, vahest mina olen tajunud, et kui Eestis ringi sõidad, siis nendes armsates väikestes kohtades pole nagu kuskil süüa, aga siin on see lahendus olemas ja tõesti Kaberneeme sadam ise, et võite ka oma kauni jahiga siia sõita, nii et. Aga üks küsimus ikkagi veel, ma arvan, mis on võib-olla natukene, et ei ole kõige selline mõnusam küsimus, on see maksumuse osa, mille me ikkagi peame Priidult täna ära küsima, napilt oleks nagu juba see jäänud. See huvitab kõiki tegelikult, et kui palju mul peab raha olema, et ma võiksin tulla siia nüüd pidu pidama. Sest et tegelikult niimoodi, kui me hiljem neid vaateid ka lisame, et siin on tõesti nagu, ta on tõesti kena, et võib-olla jääbki selline mulje, et hirmus kallis. Luksus ei maksa väga palju, et ei tasu karta, et loomulikult on eelarved erinevad ja nõudmised erinevad ja soovid, aga me oleme hinnastanud niimoodi, et on erinevaid päevi nädalas loomulikult, millal, et kellaajad, eks ja pikkused, et kuidas keegi soovib, aga ma arvan, et meie hinnad algavad umbes seal 900 eurost päeva kohta, et mitte tund, vaid ikka päeva kohta. See on tore, et mõnes kohas on ju tunnitasu. Ma just mõtlesin, et see võib-olla tundub selle jutu juures, et see liiga väike, et igaks üks mainisin ära. Nii et tegelikult, kui seda hinda vaatame, siis jah, et mina just mõtlen jälle, et ma hirmsasti tahaks igasugu pidusid ka endal pereringis korraldada, ja miks neid siis seal eluda diivanil kogu aeg teha. Tegelikult on see väga mõistlik hind, kui on 50 juubel näiteks või mida mina nüüd 50 läheneksin, aga ühesõnaga 30. Jah, 30 juubel. Ehk siis hinnatase on väga mõistlik ja nii palju, kui mina Priitu ja Klinkbergi tean, siis nad on väga paindlikud ja mõtlevad välja selliseid personaalseid lahendusi ja nii, et tasub ainult lihtsalt küsida. Ja küsida siis tulebki kas sinult või meilt või ja kuidas siis Klinkbergi leiab kõige kiiremini ülesse? Klinkbergi leiab netist ikka kõige kiiremini www.klinkberg.eu. Euroopa Liit, eks ole. Ja minu telefoninumber on seal olemas kirjas ja võib kirjutada ja listada. Ja täpselt julgustame kõiki küsima, et küsija suu pihta ei lööda Eesti vanasõna. Alati tuleb küsida, et julgustan pigem küsima, julgustan jutustama enda ideed, oma nägemust, mida teha tahetakse, et siis oskan mina paremini pakkuda seda lahendust, et kuidas seda teostada on võimalik, et alati ei räägi need pildid ja need tooted, mis kodulehekülje peal üleval on, vaid et hoopis see, kuidas sa oskad neid kasutada. Absoluutselt, jaa. Jah, nii et ma arvan, et me oleme sellise toreda väikse sissejuhatuse teinud, aga jah, et kõike seda kogeda, tulge vaadake ja oma silm on kuningas, meil on siin Eesti vanasõnade video täna, aga ja selleks suveks saab veel siia on kuupäevi, et saame veel midagi broneerida, kui on huvi. Populaarsed kuupäevad muidugi on kahjuks võetud, aga väga palju on vabu aegu, nii et tere tulemast. Kuni septembri lõpuni, et täitsa kutsun üles, et koht on tõesti kihvt. Ja siis alates septembrist või oktoobrist siis või millal ta nüüd olete? Novembrist on siis juba talvine venue, et täitsa julgustan mõtlema juba oma talviste pidude peale. Augustis, ma arvan, viimane aeg. Ja.
ja võib-olla me näitame sealt ka pilti siis äkki siis juba siis, kui olete juba koha peal. Ma arvan, see on nagu mõistlik. See oleks tore jätk. Jaa. Nii et aitäh jälle, et te vaatasite. Aitäh meie külalisele, aitäh. et kui oled sina ka sama julge ja tahad siia meie kõrvale tulla istuma ja meil on midagi toredat vaatajatega jagada, siis andke meile märku. Oldi üldse õudne, Priit? Täitsa okei oli juba. Väga tore. Uskumatu kogemus. Nii et Event Point ja Klinkberg ja kõik imelised suvepeod ootavad teid ja jälgige ikkagi meid YouTube'is. Ja kohtume juba järgmine kord. Ja, tšau. Tšau. Nägemist.